Mida sa teeksid või kes sa oleksid, kui elus oleks kõik võimalik? Sa hakkasid unistama. Väga hea. Kõik õnnelikud ja edukad inimesed on jõudnud sinna, kus nad täna on, läbi suurte unistuste. Kui on selge, miks ma midagi teen, on kõik palju lihtsam. Sa tead, kuhu suunas liikuda. Pärast unistuste kirjapanemist sea nende saavutamiseks täpsemad eesmärgid ehk eesmärgista. Edasi, planeeri rahaasju. Eesmärkide teostamisel on suureks toeks, kui hoiad oma rahaasjad korras. Kõige selle juures on hea olla rahatark, lugeda raamatuid ja ümbritseda ennast sarnaselt mõtlevate inimestega. Edasi tuleb lihtsalt tegutseda, liikuda oma unistuste suunas. Aga alustame algusest. Edukaks ja õnnelikuks saamise eeldus on unistamine. Unistaja kujuta ette, milline sinu elu võiks välja näha. Millisena sa oma tulevikku ette kujutad? 5, 10, 20, 50 aasta pärast. Mõtle, kuidas sinu unistus võiks muuta maailma ka 100 või 200 aasta pärast. Mida saaksid luua, mis elab pärast sind edasi? Unistad, et leiutad midagi väga suurt. Unistad oma ettevõttest, mis muudab maailma paremaks. Unistad, et sul on kiire ja säästlik auto. Unistad, et teed sporti ja oled heas vormis. Soovid keskenduda eneseteostusele ja tööle, mida armastad ja millega kujundad ühiskonna väärtusi ümber. Soovid võtta aasta vabaks ja otsida seda, mida tegelikult tahad teha. Kirjuta oma unistused üles. On teaduslikult tõestatud, et need inimesed, kes on oma elu visiooni ja selle täitmise üles kirjutanud, elavad rahuldust pakkuvamat elu. Kui sa praegu veel täpselt ei tea oma unistusi, siis sellest pole midagi. Oluline on tahe. Saada teada, mis on sinu unistus. Liigu edasi, avasta ja ole avatud. Eesmärgista ehk muuda oma unistus väiksemateks saavutatavateks osadeks. Unistused on teinekord nii suured, et tekib küsimus, kuidas neid teostama asuda. Selleks, et unistused oleksid saavutatavad, tuleb seada eesmärke. Oluline on paika panna peamine eesmärk ja vahe-eesmärgid. Näiteks, kui sinu unistus on saada finantsiliselt vabaks, siis peamiseks eesmärgiks on koguda rahasumma, mis aitaks elu lõpuni vabalt ära elada. Selleks sea vahe-eesmärgid. Kui palju on sul vaja raha koguda 1 kuu, 3 kuu, 1 aasta ja 5 aasta pärast. Edasi keskendu lähimale vahe-eesmärgile. Eesmärgistamise juures tuleb jälgida, et need oleks õigesti sõnastatud. Seda aitab teha SMART-tehnika. Ehk S tähendab spetsiifiline. Eesmärk peab olema konkreetne ja selgesõnaliselt piiritletud. Näiteks soovin omada investeerimisportfelli, mis tagab mulle finantsilise vabaduse. M tähendab mõõdetav. Eesmärk peab olema mõõdetav, et saaksid hinnata, kui edukalt täitsid eesmärgi. Näiteks, investeerimisportfelli suurus peab olema 150 000 eurot, et see kataks ära minu igakuised kulutused. A on ajaliselt mõõdetav. Eesmärgil peab olema tähtaeg. Näiteks, tahan saavutada finantsilise vabaduse 30. eluaastaks. R on relevantne. Eesmärk peab olema oluline ka pikas perspektiivis. Näiteks, finantsiline vabadus annab mulle võimaluse tegeleda, millega tahan. Ning T nagu teostatav. Eesmärgid peavad olema saavutatavad. Näiteks, 150 000 euro kogumine 30. eluaastaks on tehtav, kui pühendun ja asun kirega asja kallale. Kui unistused ja eesmärgid on kirjutatud, on järgmiseks sammuks rahaasjade planeerimine. See on oluline alustala, et edukalt endale seatud eesmärke saavutada ja püsida oma unistuste rajal. Esiteks on oluline pidada eelarvet. Pane kirja kõik oma kulutused ja tulud. Analüüsi, millele kulutad liialt palju ja loo vastavalt järgmise kuu eelarve. Iga päev väiksest kulutusest loobumisega on võimalik aastas kokku hoida märgatav summa. Teiseks, kui kulud on kontrolli all, siis leia võimalusi tulude suurendamiseks. Kolmandaks on oluline tekitada endale harjumus. Koguda raha. Näiteks pane regulaarsest tulust kõrvale 10% ja ootamatust lisarahast 30–50%. Neljandaks, tee kõige selle juures läbimõeldud rahalised otsused. Ela vastavalt oma vajadustele, kuid alla oma võimete. Hoia silma peal oma tarbimisharjumustel, mõtle enne asjade ostmist ka nii. Kui mitu tundi peab tööd tegema, et seda asja endale saada? Kas see on seda ikka väärt? Rahaasjade planeerimine aitab sul ehitada üles investeerimisportfelli, mille tootluse eest saad tulevikus endale palju rohkem vabadust lubada. Pane raha enda eest tööle. Ole rahatark. Kui unistused loodud, eesmärgid paigas ja rahaasjad kontrolli all, siis pane rõhk tarkuste kogumisele. Teadmised aitavad sul olla valmis ja märgata uusi võimalusi. Edukad inimesed on suured lugejad. Nad mõistavad raamatutest saadavat väärtust.
mõtle, keegi on 200 lehekülje peale kirja pannud terve oma elukogemuse ning meil on see võimalik päevadega omandada. Kui loed ühe raamatu, siis on sul autori arvamus. Kui loed 10, siis on sul mingi arvamus. Kui loed 100 raamatut, siis on sul oma arvamus. Sind aitab väga palju, kui ümbritsed ennast sarnaselt mõtlevate inimestega. Üksi jõuame küll tihti kiiremini, kuid koos jõuame kaugemale. Räägi sõpradele, kes sind toetavad oma unistustest. Edasi, tegutse. Tee järjepidevalt oma unistuste nimel tööd. See on edu üks suurimaid saladusi. Meil kõigil on ühepalju aega, 100%. Tegutsedes ära raiska oma kallist aega negatiivsetele mõtetele või takistustele mõtlemisele, vaid keskendu võimalustele ja positiivsusele. Kui hoiad oma suure unistuse silme ees, on takistuste läbimine kergem. Keerulised ja rasked olukorrad aitavad sul kasvada ja areneda. Kirjalikud eesmärgid aitavad igapäevaseid tegevusi prioriteetsuse järjekorda panna ning tegeleda alati sellega, mis on parajasti kõige tähtsam ning tulutoovam pikas perspektiivis. Sinu eesmärgid võivad ajas muutuda, sest sinu hetkeolukord ja maailmavaade muutub. See on täiesti normaalne. Hea on alustada sealt, kus täna oled ja olla aktiivne. Nii lood endale uusi harjumusi ja mõttemustreid. Niisiis, astu oma mugavustsoonist välja ja tee järgmine samm oma unistuste täitmise suunas. Unista, sea endale eesmärgid, saa ülevaade oma rahaasjadest, õpi ja liigu eesmärgist eesmärgini ning hoia oma lõplik unistus alati silme ees. Kõige selle juures naudi oma teekonda ja tee asju, mis sulle meeldivad ning sinu unistust toetavad. Jälgi, kuidas eesmärgid täituvad ning saa sellest motivatsiooni juurde. Tea, et saad ise ehitada endale sellise elu, nagu tahad. Kõik saab alguse sellest, et võtad aja ise endale ja unistad. Milline on nüüd sinu järgmine samm, et ennast õnnelikuks unistada?